46. kiri. Kohaliku süsteemi keskus. Satania keskus Jerusem on keskmine kohaliku süsteemi keskusmaailm ning arvestamata Lutsiferi mässust ja Miikaeli annetumisest Urantial põhjustatud arvukaid hälbeid, on see samasuguste sfääride hulgas tüüpiline. Teie kohalikul süsteemil on olnud tormilisi kogemusi, aga seda hallatakse praegu väga tõhusalt ja ajastute möödudes juuritakse ebakõlade tagajärjed aeglaselt, kuid kindlalt välja. Kord ja hea tahe taastuvad ja Jerusalemil valitsevad tingimused lähenevad üha enam sellele, mis teie pärimustes vastab taevasele staatusele, sest süsteemi keskus on enamiku 20. sajandi usklike ettekujutuse kohaselt tõeline taevas. 1. Jerusalemi füüsilised aspektid. Jerusem jaguneb laiuskraadide järgi 1000 sektoriks ja pikkuskraadide järgi 10 000 tsooniks. Sfääril on 7 suuremat pealinna ja 70 väiksemat halduskeskust. 7 sektsiooni pealinnad arendavad erinevaid tegevusi ja süsteemi suverään viibib igas neist vähemalt kord aastas. Jerusemi standardmiil võrdub ligikaudu 7 Urantia miiliga, 11,2 kilomeetrit. Kaaluühiku gradant saamisel on aluseks täielikult välja kujunenud ultimaaton ja see määrang lähtub 10 süsteemist ning võrdub peaaegu täpselt 10 untsi ehk 280 grammiga teie kaalu järgi. Satania päev on Urantia aja 3 päeva miinus 1 tund, 4 minutit ja 15 sekundit, mis on võrdne Jerusemi pöörlemisajaga ümber telje. Süsteemi aasta koosneb 100 Jerusemi päevast. Süsteemi aega edastavad meister kronoltekid. Jerusemi energia on suurepärase kontrolli all ja ringleb ümber sfääri tsoonikanalites, mida toidetakse otse kosmose energialaengutest ja mida jagavad oskuslikult füüsiliselt meisterjuhtijad. Nende energiate kulgemisel läbi füüsiliste juhtimiskanalite tekib loomuliku takistuse tõttu Jerusemi ühtlase temperatuuri alalhoidmiseks vajalik soojus. Täieliku valgustuse korral püsib temperatuur umbes 21 kraadi piires Celsiuse järgi, kuid nõrgema valgustatusega perioodil langeb see veidi alla 10 kraadi. Jerusemi valgustussüsteem peaks tunduma teile üsna arusaadav. Pole päevi ega öid, sooja ega külme aastaaegu. Võimsuse muundajatele allub 100 000 keskust, millest hõrendatud energiaid suunatakse läbi planeedi atmosfääri üles. Nad teevad läbi teatavad muutused ja jõuavad lõpuks sfääri elektrilisse õhulakke, kus peegelduvad tagasi õrna ühtlase hajutatud valgusena, mille intensiivsus on ligikaudu võrdne Urantia päikesevalguse intensiivsusega kell 10 hommikul. Niisugustes valgustustingimustes näib, et valguskiired ei tule kõik samast kohast. Nad oleksid nagu hajutatud üle taeva, kiirgudes kosmosest võrdselt kõigist suundadest. See valgus on väga sarnane loomuliku päikesevalgusega, kuid sisaldab palju vähem soojust. Seetõttu on arusaadav, et need keskusmaailmad kosmoses ei helenda. Jerusem poleks nähtav ka siis, kui ta asuks Urantiale väga lähedal. Gaasid, mis peegeldavad seda valguse energiat Jerusemi ülemisest ionosfäärist tagasi maapinnale, on väga sarnased gaasidega, mis kuuluvad Urantia atmosfääri ülakihtidesse ja mis on seotud teie niinimetatud virmaliste nähtusega. Kuigi need tekivad teistel põhjustel. Urantial kaitseb sama gaaside kilp maiste raadiolainete väljapääsu, kui need otse välja suundudes peegelduvad selle gaasivööndi vastu põrgates maa poole tagasi. Nii jäävad raadiolained maapinna lähedale ning rändavad läbi õhu ümber teie maailma. Niisugune sfääri valgustatus püsib ühtlaselt 75% osas Jerusemi päevast ja väheneb siis järk-järgult, kuni on minimaalse valgustatuse ajal võrreldav teie täiskuu valgusega selgel ööl. See on kogu Jerusemi jaoks vaikne tund. Sel puhkuse ja taastumise perioodil töötavad ainult teadaandeid vastuvõtvad jaamad.
Jerusem saab nõrka valgust mitmelt lähedal asuvalt päikeselt. See on nagu eretähevalgus, kuid ei sõltu neist. Jerusemi taolisi maailmu ei mõjuta muutused päikese aktiivsuses ning nad ei seisa silmitsi ka päikese jahtumise või suremise probleemiga. 7 ülemineku õppemaailma ja nende 49 satelliiti varustatakse soojuse, valguse, energia ja veega Jerusemi süsteemi järgi. 2. Jerusemi füüsilised iseärasused. Jerusemil tunnete te puudust Urantia ja teiste aja jooksul välja kujunenud maailmade sakilistest mäeahelikest, sest seal pole ei maavärinaid ega vihmasadusid, kuid te tunnete rõõmu kaunitest mägismaadest ja teistest pinnavormide ning maastiku ainulaadsetest iseärasustest. Määratuid Jerusemi alasid säilitatakse looduslikus olekus ja nende piirkondade suurejoonelisus ületab kaugelt inimese kujutusvõime piire. Seal on tuhandeid ja tuhandeid väikesi järvi, kuid mitte mästlevaid jõgesid ega laiuvaid ookeane. Üheski arhitektuurses maailmas pole ei vihma, torme ega tuiske, kuid valgustatuse nõrgenemise ajal, kui temperatuur on kõige madalam, langeb iga päev sademetena alla kontsentreerunud niiskust. 3 gaasiga maailmas on kastepunkt kõrgem kui teie 2 gaasiga planeedil, nagu seda on Urantia. Füüsiline taimestik ja elav Morontia maailm vajavad mõlemad niiskust, kuid sellega varustab neid suures osas pinnasealune niisutussüsteem, mis ulatub üle kogu sfääri, isegi mägismaade kõige kõrgemate osadeni. See veesüsteem ei ole täielikult pinna all, sest Jerusemi sädelevaid järvi ühendavad omavahel paljud kanalid. Jerusemi atmosfäär on 3 gaasi segu. See õhk on väga sarnane Urantia õhuga, lisatud on vaid Morontia eluklassi hingamiseks sobivat gaasi. See 3. gaas on ainelist liiki loomadele ja taimedele hingamiseks igati sobiv. Transpordisüsteem on ühenduses energiaringvooludega. Nende põhivoolude kaugus üksteisest on 16 kilomeetrit. Füüsiliste mehhanismide abil saavad planeedi ainelised olendid kulgeda kiirusega 320 kuni 200 kilomeetrit tunnis. Transpordilinnud lendavad umbes 160 kilomeetrise tunnikiirusega. Aineliste poegade lennumehhanismide kiirus on umbes 200 kilomeetrit tunnis. Ainelised ja varased Morontia olendid peavad kasutama neid mehaanilisi transpordivahendeid, kuid vaimisiksused kulgevad ühenduses kõrgemate jõudude ja vaimsete energiaallikatega. Jerusemil ja sellega seotud maailmades esineb 10 ebatoni arhitektuursete sfääride füüsilisele elule iseloomulikku standardset alajaotust. Ja et Jerusemil orgaanilist evolutsiooni ei toimu, pole seal ka eluvormide vahel vastuolusid, olelusvõistlust ega paremini kohastunute ellujäämist. Seal toimub pidev loov kohanemine, mis laseb aimata keskse jumaliku universumi igaveste maailmade ilu, harmooniat ja täiuslikkust. Ja kogu selles loovas täiuses on kõige hämmastavamal viisil omavahel põimunud füüsiline ja Morontia elu, mille vastandlikkust toovad kunstipäraselt esile taevased kunstimeistrid ja nende kaaslased. Jerusem annab tõepoolest eelmaiku paradiislikust hiilgusest ja toredusest, kuid te ei saa kunagi loota, et ükskõik kui hea kirjeldus annaks neist aulistest arhitektuursetest maailmadest adekvaatse ettekujutuse. Nii vähe on seda, mida saaks üldse võrrelda millegagi teie maailmas ja Jerusemi asjad ületavad ka võrreldavuse korral Urantia asju niisugusel määral, et võrdlus oleks peaaegu groteskne. Enne tegelikku saabumist Jerusemile saab teil vaevalt olla mingit tõega sarnanevat ettekujutust taevastest maailmadest, kuid see aeg polegi nii kaugel, mil saate võrrelda oma süsteemi keskusmaailma jõudmist ja oma kunagi tulevikus toimuvat saabumist universumi kaugematele koolitussfääridele, superuniversumisse ja Havonasse. Jerusemi tootmis ehk laborisektor on ulatuslik ala, mida urantialased vaevalt ära tunneksid, sest seal pole suitsevaid korstnaid,
Vaatamata sellele seondub nende eriliste maailmadega keeruline aineline majandussüsteem ning mehaaniliste meetodite ja füüsiliste saavutuste täiuslikkus hämmastaks ka teie kogenumaid, keemikuid ja leiutajaid ning tekitaks neis aukartust. Mõelge hetkeks sellele, et see esimene paradiisireisi peatuspaigaks olev maailm on palju enam aineline kui vaimne. Kogu teie viibimise jooksul Jeruusalemil ja selle üleminekumaailmades olete palju lähemal oma maisele ainelisele elule kui oma hilisemale edasijõudvale vaimeksistentsile. Peaaegu 4500 meetri kõrgune Seeravi mägi on Jeruusalemmi kõrgeim paik ning kõigi transpordiseeravite väljumiskoht. Planeedi gravitatsiooni mõju alt pääsemiseks vajaliku algenergia omandamiseks ja õhutakistuse ületamiseks kasutatakse arvukalt mehaanilisi vahendeid. Seeravite transport väljub kogu valguse perioodi jooksul urantja aja iga 3 sekundi järel ja mõnikord kaua veel ka valguse taandumise ajal. Transpordiseeravite stardikiirus on ligikaudu 25 standardmiili urantja aja sekundis ning nad saavutavad ettenähtud reisikiiruse alles enam kui 2000 miili kaugusel Jeruusalemist. Transportijad saabuvad kristallväljale, niinimetatud klaasmerele. Selle ala ümber on Seeravi transpordiga kosmost läbivate mitmesuguste olendiklasside vastuvõtujaamad. Külalisõpilaste polaarkristallist vastuvõtujaama lähedal võite tõusta pärlina helkivasse observatooriumi ja vaadelda kogu keskusplaneedi tohutu suurt reljeefset kaarti. 3. Jeruusalemmi teabelevi. Superuniversumi ja paradiisi havona teabelevi võetakse Jeruusalemil vastu Salvingtoni vahendusel ning kasutades polaarkristalli klaasmerd. Lisaks sellele Nebadoni välisele side vastuvõtuvõimalusele on veel 3 vastuvõtujaamade rühma. Need eraldi asuvad, kuid 3 kontsentrilise ringina paiknevad jaamade rühmad on reguleeritud vastu võtma teabelevi kohalikest maailmadest, tähtkujukeskustest ja kohaliku universumi keskusmaailmast. Kogu seda teabelevi esitatakse automaatselt sel kombel, et neid võiksid vastu võtta kõik keskses teadaannete amfiteatris viibivad igat liiki olendid. Tõususurelike kõigist tegevustest Jeruusalemil pole miski põnevam ja kaasakiskuvam kui universumi kosmosearuannete lõputu voo kuulamine. Seda Jeruusalemil asuvat teabelevi vastuvõtujaama ümbritseb tohutu amfiteater, mis on ehitatud urantjal suures osas tundmatutest, siravatest materjalidest. Seal on istekohti enam kui 5 miljonile olendile, nii ainelistele kui ka muronti olenditele, ning see mahutab lisaks veel loendamatul hulgal vaimisiksusi. Kogu Jeruusalemmi lemmikmeelelahutuseks on veeta vaba aega teabelevi jaamas, et kuulda seal uudiseid universumi käekäigust ja seisundist. Ja see on planeedil ainuke tegevus, mis valguse nõrgenemise ajal ei lakka. Sellesse teabelevi amfiteatrisse saabub Salvingtonil pidevalt sõnumeid. Selle lähedal võetakse vähemalt kord päevas vastu identialt saabuvaid kõige kõrgemate tähtkujude isade teateid. Uversa korralist ja erakorralist teabelevi edastatakse perioodiliselt Salvingtoni kaudu ja kui võetakse vastu paradiisi sõnumeid, koguneb kogu elanikkond klaasmere ümber ning Uversa sõbrad täiendavad paradiisi teabelevi edastamisviisi veel peegeldamisnähtustega, et kõik kuuldav saaks ka nähtavaks. Sel kombel saavad surelikud ellujääjad oma igavesel avastusretkel sissepoole rännates pidevalt eelmaiku üha suuremast ilust ja toredusest. Jeruusalemmi saatejaam asub sfääri vastaspoolusel. Kogu teabelevi üksikmaailmadesse lähetatakse süsteemi keskusmaailmade kaudu, välja arvatud Miikaeli sõnumid, mis lähevad mõnikord peainglite ringlust mööda otse sihtkohtadesse. 4. Elukoha ja halduspiirkonnad. Üsna suured osad Jeruusalemmist on jäetud elukohaaladeks ja süsteemi keskusmaailma ülejäänud piirkonnad on antud vajalike haldusfunktsioonide täitmiseks, sealhulgas
619 asustatud sfääri, 56 üleminekukultuuri maailma ja süsteemi keskusmaailma enda asjade juhtimiseks. Jeruusalemil ja Nebatonis on see korraldatud järgmiselt. Esiteks, ringid, ajutiste elanike elukohad. Teiseks, ruudud, süsteemi täitevvõimu ja haldusalad. Kolmandaks, ristkülikud, madalamate kohalike eluvormide kohtumispaigad. Neljandaks, kolmnurgad, kohalikud või Jeruusalemmi haldusalad. Niisugune süsteemi tegevuse jaotamine ringidesse, ruutudesse, ristkülikutesse ja kolmnurkadesse on ühesugune kõigis Nebadoni süsteemi keskusmaailmades. Mõnes teises universumis võib valitseda täiesti teistsugune kord. Need asjad on määratud loojate poegade mitmesuguste kavadega. Meie jutustuses neist elukoha ja halduspiirkondadest ei ole arvestatud Jeruusalemmi alaliste kodanikke, Jumala aineliste poegade kauneid, avaraid valdusi ning me pole maininud ka arvukaid teisi huvitavaid vaimolendite ja vaimunenditele lähedasi klasse. Jeruusalemil kasutatakse näiteks süsteemi funktsioneerimise kavandamiseks spirongade tõhusat teenistust. Need olendid on pühendunud aineüleste, kohalike elanike ja külaliste vaimsele hoolekandele. Sellesse imelisse kaunite intellektiolendite rühma kuuluvad kõrgemate murontolendite ja murontabiliste üleminekuteenijad, olendid, kes töötavad kõigi murontia loodute ülapidamiseks ja kaunistamiseks. Nad on Jeruusalemil sama, mis kesktee olendid Urantial, ainelise ja vaimse maailma vahel tegutsevad abilised. Süsteemi keskusmaailmad on selles suhtes ainulaadsed, et need on ainsad maailmad, kus ilmnevad peaaegu täiuslikult kõik kolm universumi eksistentsi faasi. Aineline, murontialik ja vaimne. Jeruusalemil tunnete end nagu kodus nii ainelise, murontia kui ka vaimisiksusena. Samuti tunnevad end ka ühendolendid nagu keskteelised ja ainelised pojad. Jeruusalemil on nii ainelist kui ka murontia tüüpi oivalisi ehitisi ning puhtvaimsed tsoonid pole vähem oivaliselt ja külluslikult kaunistatud. Oleks mul vaid sõnu, et rääkida teile Jeruusalemmi imepärase füüsilise varustuse murontia vastetest. Ja kui ma suudaksin veel kirjeldada selle keskusmaailma vaimse varustuse ülimat, suurejoonilisust ja oivalist täiuslikkust. Teie kujutlusvõime kõige julgemgi ettekujutus varustuse ilust ja küllastatuse täiuslikkusest ei suudaks küll selle suurejoonelisuse lähedalegi jõuda. Ja Jeruusalemm on vaid esimene samm teel paradiisi ilu taevaliku täiuslikkuse poole. 5. Jeruusalemmi ringid. Universumi asukate tähtsamatele rühmadele määratud elukohaalasid nimetatakse Jeruusalemmi ringideks. Käesolevas jutustuses mainitakse järgmisi ringide rühmi. Esiteks, Jumala poegade ringid. Teiseks, inglite ja kõrgemate vaimude ringid. Kolmandaks, universumi abiliste ringid, kuhu kuuluvad ka loodud olendite kolmsustatud pojad, kes ei ole kolmsuse õpetajate poegade juurde määratud. Neljandaks, füüsiliste meisterjuhtijate ringid. Viiendaks, kohale määratud tõususurelikke, sealhulgas kesktee olendite ringid. Kuuendaks, hea tahte kolooniate ringid. Seitsmendaks, lõplikkuse korpuse ringid. Kõik need asupaikade rühmitused koosnevad 7 kontsentrilisest järjest kõrgemast ringist. Need on kõik ühesuguse ehitusega, kuid erineva suurusega ja valmistatud eri materjalidest. Neid kõiki ümbritsevad kaugele ulatuvad kaitsepiirded, mis kõrguvad laiade promenaadidena iga 7 kontsentrilisest ringist koosneva rühma ümber. Esiteks, Jumala poegade ringid. Kuigi Jumala poegadel on olemas oma sotsiaalne planeet, üks üleminekukultuuri maailmu, on nende valduses ka need suured alad Jeruusalemil. Oma üleminekukultuuri maailmas suhtlevad tõususurelikud vabalt kõigi jumaliku pojaseisuse klassidega. Seal te õpite neid poegi isiklikult tundma ja hakkate neid armastama, kuid nende suhtlemine piirdub suures osas mainitud erilise maailma ja selle satelliitidega.
Jerusemi ringidel aga võib neid eri pojaseisuse rühmi töötamas näha ja et Morontia nägemine on tohutu ulatusega, võite jalutada poegade jalutusteedel ja vaadelda nende loendamatute klasside põnevat tegutsemist. Need 7 poegade ringi on kontsentrilised ja tõusevad järjest kõrgemale, nii et igalt välimiselt ja suuremalt ringilt avaneb vaade sisemistele ja väiksematele. Iga ringi ümbritseb aga avalik promenaadimüür. Need müürid on ehitatud kirkalt säravatest kalliskividest ning on nii kõrged, et neilt avaneb vaade kogu vastavale asukoharingile. Kõik niisugust müüri läbivad paljud väravad, neid on 50 kuni 150 000, on valmistatud ühest terviklikust pärliläikelisest kristallist. Poegade valduse esimesel ringil asuvad kohtumõistjad pojad ja nende isiklikud kaaskonnad. Siia on keskendunud kõik nende juriidiliste poegade kavad ja vahetud tegevused annetumis- ning kohtumõistmisteenistusteks. Selle keskuse kaudu peavad süsteemi avonaalid ka sidet universumiga. Teisel ringil asuvad kolmsuse õpetajad pojad. Selles pühas piirkonnas viivad tainalid koos oma kaaslastega läbi äsja saabunud esmaste õpetajate poegade koolitust ja kogu selles töös on neile võimekateks abilisteks teatavate kirgaste õhtutähtedega kooskõlastatud olendite alaliik. Loodud olendite kolmsustatud pojad asuvad ühes tainali ringi sektoris. Kolmsuse õpetajad pojad on kõige lähemad sellele, et olla kõik seisa isiklikud esindajad kohalikus süsteemis. Nad on vähemalt kolmsuse päritolu olendid. See teine ring on kõigile Jerusemi rahvastele erakordselt huvitav. Kolmas ring on pühendatud Melkiseedekitele. Siin asuvad süsteemi juhid, kes juhendavad nende mitmekülgsete poegade peaaegu lõputut hulka tegevusi. Alates esimestest eluasemeilmadest läbi kogu tõususurelike elujärgu Jerusemil on Melkiseedekid nagu kasuisad ja alati kohal viibivad nõuandjad. Kui jätta arvestamata aineliste poegade ja tütarde kõikjale ulatuv tegutsemine, siis võiks isegi öelda, et nende mõju on Jerusemil valdav. 4. ring on koduks vorondandekitele ja kõigile teistele külastajatest ning vaatlejatest poegade klassidele, keda ei ole mujale suunatud. Kui kõige kõrgemad tähtkujude isad käivad kohalikku süsteemi kontrollimas, elavad nad sellel ringil. Tarkuse täiustajad, jumalikud nõuandjad ja kõiksed hindajad elavad süsteemis oma ülesandeid täites kõik sellel ringil. 5. ring on asupaigaks lanondandekitele, süsteemi suveräänide ja planeedivürstide pojaseisuse klassidele. Sellel alal viibides suhtlevad need 3 rühma omavahel, nagu oleks tegu ühe rühmaga. Sellel ringil hoitakse süsteemi varusid. Süsteemi suveräänil on aga tempel, mis asub haldusmäel valitsushoonete rühma keskel. 6. ring on süsteemi elukandjate viibimispaik. Siia kogunevad kõik nende poegade klassid ja siit suunduvad nad maailmadesse oma ülesandeid täitma. 7. ring on tõusvate poegade kohtumispaik. Nende surelike kohtumispaik, kes võivad tegutseda koos oma seeravitest saatjatega ajutiselt süsteemi keskuses. Kõik Jerusemi kodanikest kõrgema ja lõpetanutest alama seisundiga endised surelikud loetakse kuuluvaks rühma, mille keskus on sellel ringil. Need poegadele varutud ringikujulised alad võtavad enda alla tohutu suure piirkonna ja veel 1900 aastat tagasi oli selle keskel suur tühi ruum. Nüüd paikneb selles Miikaeli memoriaal, mis valmis umbes 500 aastat tagasi. 495 aastat tagasi, kui see tempel talle pühendati, oli Miikael isiklikult kohal ja kogu Jerusem kuulis liigutavat lugu meisterpoja annetumisest Urantial, Sataania tähtsusetumail planeedil. Nüüd on Miikaeli memoriaal keskuseks kõigile tegevustele, mis on seotud Miikaeli annetumise tagajärjel teisenenud süsteemi juhtimisega, hõlmates ka enamikku viimasel ajal sinna üle toodud Salvingtoni tegevusi. Memoriaali personal koosneb enam kui 1 000 000 isikust. Teiseks, inglite ringid.
Nagu poegade elupiirkond, nii koosnevad ka inglite ringid 7 kontsentrilisest ja järjest kõrgenevast ringist, iga üks kõrgumas sissepoole jäävate alade üle. Inglite esimesel ringil asuvad lõpmatu vaimu kõrgemad isiksused, kes võivad olla lähetatud keskusmaailma, üksildased sõnumitoojad ja nende kaaslased. Teine ring on pühendatud sõnumitoojate hulkadele, tehnilistele nõuandjatele, kaaslastele, inspektoritele ja kroonikutele, kes võivad aeg-ajalt juhtumisi Jeruusalemil tegutseda. 3. ring kuulub kõrgemate klasside ja rühmituste hoolekande vaimudele. 4. ringil asuvad haldusseeravid ja Sataania taolises kohalikus süsteemis teenivad seeravid on loendamatud ingliväed. 5. ringil asuvad planeediseeravid, 6. aga on koduks ülemineku hoolekandjatele. 7. ringil on sfäär, kus viibivad teatavad ilmutamata seeravite klassid. Kõigi nende inglirühmade kroonikud ei asu oma kaaslastega koos, vaid Jeruusalemmi kroonikatemplites. Kõiki kroonikaid hoitakse selles 3 arhiivide saalis 3 eksemplaris. Süsteemi keskuses hoitakse kroonikaid alati ainelisel, morontia ja vaimsel kujul. Neid 7 ringi ümbritseb Jeruusalemmi panoraamväljapanek, ümbermõõduga 5000 standardmiili, mis tutvustab Sataania asustatud maailmade edusijõudmist ja mida pidevalt uuendatakse, et esitada tõetruult üksikplaneetidel valitsevaid tingimusi. See inglite ringide kohal kõrguv määratu promenaad on kahtlemata esimene, mis Jeruusalemil teie tähelepanu köidab, kui teile antakse teie esimestel külaskäikudel pikemalt vaba aega. Neid väljapanekuid koostavad Jeruusalemmi kohalikud elanikud, kuid neid abistavad Sataania eri maailmadest pärit tõusuteelised, kes oma teele Tentjale viibivad Jeruusalemil. Planeedi tingimus ja maailma progressi kirjeldatakse paljude erinevate meetoditega, millest mõned on teile tuttavad, enamik võtteid aga Urantial tundmatud. Need väljapanekud võtavad enda alla selle tohutu müüri värisserva. Ülejäänud osa promenaadist on peaaegu täielikult avatud ning rikkalikult ja suurejooneliselt kaunistatud. 3. Universumi abiliste ringidel asuvad tohutul kesksel alal õhtutähtede keskused. Siin on Galantia süsteemi peakeskus. Kõigist tõusvatest õhtutähtedest esimesena ülesande saanud võimsa üliinglite rühma kaasjuhi tegevuspaik. See on üks suurejoonelisemaid kõigist Jeruusalemmi haldussektoritest, kuigi üks hiljutisemaid konstruktsioone. Selle keskuse diameeter on 80 kilomeetrit. Galantia keskus on monoliitne, täiesti läbipaistev valatud kristall. Neid ainelis-morontialikke kristalle hindavad kõrgelt nii morontia kui ka ainelised olendid. Loodud õhtutähtedel on sellised isiksusevälised omadused, et nad avaldavad mõju tervele Jeruusalemile. Kogu see maailm on omandanud vaimse hõngu pärast seda, kui nii paljud nende tegevused Salvingtonilt siia üle toodi. 4. Füüsiliste meisterjuhtijate ringid. Mitmesugused füüsiliste meisterjuhtijate ringid on paigutatud kontsentriliselt ümber suure võimsustempli, milles asub süsteemi võimsusülem koos morontia võimsuse juhendajate ülemaga. See võimsustempel on üks Jeruusalemmi 2 sektorist, kuhu tõususurelikke ja keskteelisi ei lubata. Teine niisugune on dematerialiseerimissektor aineliste poegade alas. Rida laboreid, kus transpordiseeravid viivad ainelisi olendeid üle seisundisse, mis on üsna sarnane morontia eksistentsiklassiga. 5. Tõususurelike ringid. Tõususurelike ringide kesksel alal asub 619 planeedi memoriaalist koosnev rühm, mis esindab süsteemi asustatud maailmu ja neis ehitistes tehakse aeg-ajalt põhjalikke muudatusi. Iga maailma surelikel on õigus otsustada aeg-ajalt tehtavate muudatuste või täienduste tegemiste üle oma planeedi memoriaalis. Ka praegu tehakse Urantia ehitistest palju muudatusi.
Nende 619 templi keskel asub Edentia ja selle paljude tõusutee kultuuriga maailmade mudel. Mudeli diameeter on 65 kilomeetrit ning see on Edentia süsteemi tegelik koopia, mis detailideni vastab originaalile. Tõusuteelised teenivad rõõmuga Jeruusalemil ja vaatlevad meeleldi teiste rühmade tegutsemist. Kõik neis paljudes ringides tehtav on vabalt jälgitav kogu Jeruusalemil. Niisuguses maailmas on 3 selgelt eri liiki tegevusi: töö, edasiminek ja mäng, ehk teisiti öeldes teenistus, õppimine ja puhkus. Vahepealseteks tegevusteks on sotsiaalne suhtlemine, rühmaviisilised meelelahutused ja jumalik palveldamine. Läbikäimisel nende mitmekesiste isiksuse rühmadega, oma kaaslastest väga erinevate klassidega on suur hariduslik väärtus. 6. Hea tahte kolooniate ringid. 7 hea tahte kolooniate ringi on kaunistatud 3 tohutu suure ehitisega. Jeruusalemmi hiiglaslik astronoomia observatoorium, Sataania tohutu kunstigalerii ja meenutusjuhtide määratu suur kogunemissaal. Puhkusele ning meelelahutusele pühendatud Morontia tegevuste paik. Taevased kunstimeistrid suunavad spornaagiaid ja valmistavad hulgaliselt loovaid kaunistusi ning monumente, mida on igas avalikus kogunemiskohas külluslikult. Nende kunstimeistrite stuudiod on selle imelise maailma kõigist võrratutest ehitistest ühed suurimad ja kauneimad. Teistel hea tahte kolooniatel on ulatuslikud ja kaunid keskused. Paljud neist hoonetest on ehitatud tervenisti kristallselt säravatest kalliskividest. Kõigis arhitektuurilistes maailmades on ohtrasti kristalli ja niinimetatud väärismetalle. 7. Lõpetanute ringide keskel on ainulaadne ehitis ning kõigis süsteemi keskusmaailmades kogu Nebatonis on samasugune tühi tempel. Jeruusalemil on see ehitis pitseeritud Miikaeli märkidega ning sellele on kirjutatud avamata 7. aste vaimudele, igavesele seisundile. Gabriel pitseeris selle saladusliku templi ja keegi peale Miikaeli ei saa ega tohi murda Helkia Koidutähe poolt kinnitatud suveräänsuse pitserit. Kunagi te näete seda vaikset templit, kuigi te ei tohi selle saladust teada saada. Teised Jeruusalemmi ringid. Lisaks neile elukoharingidele on Jeruusalemil veel arvukalt muid mitmesuguse otstarbega elukohti. 6. Täitevvõimu ja haldusruudud. Süsteemi täitevvõimu ja haldusosakonnad asuvad määratu suurtel osakondade ruutudel, mida on kokku 1000. Iga haldusüksus jaguneb 100 alajaotuseks, millest igas on 10 alarühma. Need 1000 ruutu on koondatud 10 üldiseks jaotuseks, millest moodustuvad järgmised 10 haldusosakonda. Esiteks, füüsiline hooldus ja aineline täiustumine, füüsilise võimsuse ja energia valdkonnad. Teiseks, vahekohtud, eetika ja haldusotsuste langetamine. 3. planeetidega seotud kohalikud küsimused. 4. tähtkujude ja universumite küsimused. 5. haridus ja muud Melkiseedekite tegevused. 6. planeetide ja süsteemi füüsiline progress, Sataania tegevuste teaduslikud küsimused. 7. Morontia küsimused. 8. puhtvaimsed tegevused ja eetika. 9. tõusuteeliste hoolekanne ja 10. suuruniversumi filosoofia. Need ehitised on läbipaistvad, seega saavad ka külalisõpilased kõiki süsteemi tegevusi jälgida. 7. ristkülikud, spornaagiad. 1000 Jeruusalemmi ristkülikul asuvad keskusplaneedi alamad kohalikud eluvormid ja nende keskmes on spornaagiate tohutu suur ringikujuline keskus. Jeruusalemil hämmastavad teid imepäraste spornaagiate põllumajanduslikud saavutused. Maad haritakse seal suures osas esteetilistel ja kaunistuslikel eesmärkidel. Spornaagiad on keskusmaailmade haljastajad ning nad kujundavad Jeruusalemmi vabu alasid originaalselt ja kunstipäraselt.
Pinnase harimiseks kasutavad nad nii loomi kui ka arvukaid mehaanilisi seadmeid. Nad rakendavad arukalt ja oskuslikult oma asualadel toimuvaid jõude ning kasutavad ära oma väiksemate vendade, alamate loodud loomade arvukaid klasse, kellest paljud on neis erilistes maailmades spornaagiate kasutada. Seda loomse elu klassi suunavad praegu suures osas tõusuteelistest keskteeolendid arengusfääridelt. Kohandajad spornaagiate sisimas ei ela. Neil ei ole ellu jäävat hinge, kuid nad saavad kaua elada, mõnikord isegi 40–50 000 standardaastat. Neid on arvuliselt terve leegion ja nad kannavad füüsiliselt hoolt kõigi ainelisi teenuseid vajavate universumi isiksuste klasside eest. Kuigi spornaagiatel ei ole ellu jäävat hinge ja neil seega ei arene, kuigi neil pole isiksust, areneb neil siiski välja individuaalsus, mis võib kogeda taaskehastumist. Kui nende ainulaadsete loodudolendite füüsilised kehad ajamöödusest kasutuse ja vananemise tagajärjel alla käivad, valmistavad nende loojad neile koostöös elukandjatega uued kehad, millesse vanad spornaagiad ümber asuvad. Spornaagiad on kogu Nebadoni universumis ainsad loodudolendid, kes mingil viisil taaskehastumist kogevad. Nad reageerivad vaid esimesele 5 meeleabivaimule. Nad ei reageeri palveldamis- ja tarkuse vaimule. Aga 5 meeleabivaimule reageeriv meel on juba teatavas mõttes terviklik ehk võrdsustuv 6. reaalsustasandiga ning just see tegur määrab kogemusliku identiteedi. Ma ei oska neid kasulikke ja ebatavalisi loodudolendeid kellegiga võrrelda, sest arengumaailmades pole nendega võrreldavaid loomi olemas. Nad ei ole arenevad olendid. Elukandjad on nad kujundanud nende praeguse kuju ja staatusega. Neid on 2 sugu ja nad sigivad, sest neil on vaja rahuldada kasvava elanikkonna vajadusi. Urant ja meelele on nende kaunite ja kasulike loodudolendite olemuse kirjeldamiseks ehk kõige parem öelda, et neis on ühendatud truu hobuse ja sõbraliku koera jooned ning nende arukus ületab kõrgeimat tüüpi šimpansi oma. Ja nad on urant ja füüsiliste standardite alusel otsustades väga kaunid. Nad hindavad väga tähelepanu, mida neile osutavad neis arhitektuursetes maailmades viibivad ainelised ja poolainelised olendid. Nende nägemisvõime võimaldab neil lisaks ainelistele olenditele ära tunda ka morontialooduid, alamaid ingliklasse, keskteelisi ja mõningaid vaimisiksuste alamaid klasse. Nad ei saa aru lõpmatu palveldamisest ega mõista ka igavese tähendust, kuid kiindumuse tõttu oma peremeestesse on nad seotud oma maailmade väliste vaimsete pühendumistega. On neid, kes usuvad, et mingil tulevasel universumi ajastul pääsevad need truud spornaagiad oma loomselt eksistentsitasandilt ja jõuavad arengus jätkuva intellektuaalse kasvu ning isegi vaimsuse saavutamise väärilise saatuseni. 8. Jerusemi kolmnurgad. Jerusemi puht, kohalikke ja rutiinseid asju suunatakse 100 kolmnurgast. Need üksused on koondatud ümber 10 imelise ehitise, kus asub Jerusemi kohalik valitsus. Kolmnurki ümbritseb panoraam, mis kirjeldab süsteemi peakeskuse ajalugu. Praegu on sellest ringjast jutustusest ära kustutatud enam kui 2 standardmiili. Sataania tagasivõtmisel tähtkuju perre see sektor taastatakse. Miikaeli korraldustega on see sündmus igati ette valmistatud, kuid päevilt vanade kohus ei ole veel Lutsiferi mässu küsimuste üle otsustamisega lõpule jõudnud. Võib-olla ei saa Sataania Norlateadekis täieõiguslikuks kaaslaseks seni, kuni seal peitub veel kunagisi põlismässajaid, kõrgeid loodudolendeid, kes on valgusest pimedusse langenud. Kui Sataania saab tähtkuju rüppe tagasi pöörduda, vaadatakse uuesti läbi isoleeritud maailmade tagasivõtmine asustatud maailmade süsteemi perre. Sellega kaasneb maailmade vaimse suhtlemise taastamine, aga isegi kui urantja võetaks taas süsteemi ringlustesse, tekitaks teist siiski piinlikkust asjaolu, et kogu süsteem jääb Norlatiadeki karantiini alla ja seega osaliselt eraldatuks kõigist teistest süsteemidest.
kuid Lutsiferi ja tema kaaslaste üle otsuse langetamine taastab peagi Satania süsteemi koha Norladiadeki tähtkojus ning Urantia ning teised isoleeritud sfäärid võetakse seejärel tagasi Satania ringlustesse ja need maailmad saavad taas kasutada planeetide vahelise ja süsteemide vahelise suhtlemise õigust. Mässajatele ja mässudele tuleb lõpp. Ülimad valitsejad on halastavad ja kannatlikud, kuid tahtlikult soositud kurja kohta kehtiv seadus viiakse täide kõikide suhtes ja eksimatult. Patupalk on surm, häving igaveseks. Esitanud Nebadoni peaingel.